Tere päevast, lugupeetud spordisõbrad. Pikk spordinädala lõpp Eesti Televisioonis jätkub. Oberhofi maailmakarika etapil on jäänud veel sõita 2 distantsi ja need on iga sportlase jaoks kõige kuninglikumad. Meid ootavad ees maailma eliidi osavõtul ühistardis sõidud ja kõigepealt siis naiste 12,5 kilomeetrit. Oberhofis on küll täna öösel külmetanud ja ka praegu on temperatuur kergelt miinuses, aga kui naiste võistlus toimub täna standardsel 2,5 kilomeetri pikkusel ringil, siis meeste võistluseks ikkagi seda 3 kilomeetrist ringi valmis ei suudetud teha, nii et samamoodi 2,5 kilomeetrine ring, mida distantsi alguses läbitakse 2 korral, enne siis kui 5 kilomeetri peal alles laskma tullakse. Ja kui võis arvata, et kogu nädala lõpu on tingimused stabiilsed, siis kogu öö ulgus siin akende taga ikkagi korralik tuul ja nii ka praegu. Tere taas ka minu poolt, head spordisõbrad, ja tõepoolest viimane päev Oberhofis on peagi algamas. Kahjuks eestlasi kaasa ei tee, aga hoiame siis pöialt neile, kes täna rajale minemas, nii et 30 naist kõigepealt ja see järel 30 meest ka ühistardi sõidus starti tulemas. Tänases sõidus osaleb kokku 30 sportlast, 25 neist maailmakarikasarja üldarvestuse paremad ja lisaks pääsesid siia veel neljapäevase sprindi 5 paremat, kes ei kuulunud 25 hulka, ehk nendeks olid Emma Lunder, Monika Hoinisch-Starega, Kamila Tsuk, Susan Tankli ja Vanessa Hintz, nii et see piir oli sel korral koguni 14. koht, mille ameeriklanna Susan Tankli sai. Selle sõidu geograafia on selline, et kokku on maailma praeguse 30 hulgas koguni 16 riigi sportlased ja see on uhke number. Enim laskesuusatajaid on täna stardis Norral ja Rootsil. Koguni 4, Prantsusmaa saadab võistlustulle 3 sportlast. 2 laskesuusatajat on stardis Tšehhil, Soomel, Saksamaal, Itaalial, Poolal ja Venemaal ning 1 laskesuusatajaga on siin esindatud Austria, Valgevene, Kanada, Slovakkia, Šveits, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid. Jah, see teeb ainult head laskesuusatamisele, kui geograafia on laiem ja naiste poole pealt ikka viimased aastad on see natuke, ütleme, et ei ole 3-4 riigi siseasi, vaid tõesti hea näide see tänane ühistardiga sõit, kus siis tõesti erinevate riikide sportlasi on niivõrd palju. Eesti naislaskesuusataja sõitis viimati ühistardis sõitu pea 9 aastat tagasi. Eveli Saue, tervitused sulle, pääses ühistardis sõitu oma karjääri jooksul koguni 12 korda ja Johanna Talihärm jäi eelmisel aastal MM-il esimese naisena ühistardis sõidust välja ja meeste osas siis Roland Lessing juba ka 5 aastat tagasi Kondiolahti MM-il, nii et see paus, kus Eesti sportlasi ei ole ühistardis sõidus olnud, on veninud päris pikaks. Jah, kahjuks on see niimoodi, et ei ole keegi meist siis 25 parima hulgas ja ei ole need etapid ka õnnestunud niimoodi, et see väike muudatus ongi siin viimaste aastatega ka ühistardiga sõidus sisse toodud, et oleks võimalus siis ka nendel, kes siis etapipõhiselt õnnestuvad, et igale etapile, kui ühistarti peetakse, on jäetud siis 5 võimalust, et need, kes maailmakarika üldseisus on seal top 25 sees, need on nagunii sees, aga siis just sellised suurimad üllatajad või need, kes esinevad siis kõige paremini ja siin Oberhofis arvesse läks vaid see sprindidistants. Maailmakarikasarja üldarvestuses on liidrikohal valitsev MK-sarja üldvõitja, 29-aastane itaallanna Dorothea Viirer 347 punktiga, aga viimase kuu jooksul pole Viirer nüüd etapivõitu saanud. Kokku on tal neid sel hooajal 2, karjääris 9 ja kui me nüüd piilume statistikasse, siis Viirer on siin aasta alguses natukene hakanud järgi andma suusakiiruses. Sprindis oma 40 sekundit ja kogu hooaja üldist pilti vaadates on ta selles arvestuses 8, keskmiselt kaotab kilomeetri kohta Marte Olspu-Röiselandile 2,8 sekundit. Eile ka kaotas Mägeräisele puhtas sõidus 28 sekundit. Ja kokku on Viirer oma karjääri jooksul võitnud 2 ühistardist sõitu, viimati Östersundi MM-il, kus ta teenis oma karjääri senise ainsa individuaalse maailmameistri tiitli. Aga kui Oberhofis on täna väga tuulised olud, siis kindlasti see mängib mingisugused trumbid just nimelt näiteks Dorothea Viireri kätte. Jah, kuna laskesuustamishooaeg algab ikkagi novembri lõpust ja kestab märtsi lõpuni, siis on väga loogiline ja nii ka on, et mitte ükski laskesuusataja ei suuda stabiilselt olla tipus nii suusasõidus kui laskmises, et need omad ärakukkumised tulevad ja Viireri puhul midagi, tervitus paardikesele ka, aga jaa, et praegu on sõusa rajal natuke ta tagasi andnud ja päästab siis ära selle laskmisega, aga MM-ini jääb siit veel minna 1 kuu jagu aega.
nii et annab sealt ikkagi kindlasti seda asja ka parandada ja võrreldes eelmise aastaga on üldse MM ju siis 6 aega ettepoole toodud. Eelmine aasta ikkagi Viirer kestis hooaja lõpuni ära ja see MM oli ka juba raske, mis märtsikuus sõideti, aga üle kivide kändude see maailmakarika üldvõit tuli. Ja, aga samal ajal tuleb Dorothea Viirerit ikkagi selle eest küll tunnustada, et praktiliselt oma 3-4 hooaega ei ole ta puudunud mitte üheltki võistluselt haiguse pärast midagi vahele jätnud, et ta on kogu aeg olnud olemas ja selles mõttes on ta ikka väga erandlik näide laskesuusatamise maailmas, et Dorothea Viireri praktiliselt kunagi ei ole mingisuguse probleeme, et mitte starti tulla. Tippspordi kõige olulisemaks ja aluseks on ikkagi tervis ja see, kuidas siis sportlane suudab läbi treeningute, läbi võistluste ennast tervena hoida. Sinna tulevad kõik immuunsussüsteemid nüüd puhub seal appi ja juurde, aga tõepoolest, see on tippspordi juures ülimalt oluline, et sa suudad läbi treeninghooaja ja võistlushooaja terve olla ja terve püsida. Dorothea Viireri järel on maailmakarikasarja üldarvestuses teisel kohal 4 maailmakarika etappi võitu tänavu teeninud samuti 29-aastane norralane Tyrrell Eckhoff, kelle vahe on nüüd Viireriga 20 punkti, nii et Eckhoffil on siit teoreetiline võimalus minna kollases liidrisärgis vastu Ruhpoldingu maailmakarika etapile, mis algab juba muide kolmapäeval, nii et järgmine nädal on küll laskesuusatamise fännide jaoks tõeline pidunädal, sest koguni 5 päeval jõuab siis Ruhpoldingu maailmakarika etapp teieni. Aga jah, individuaalsetel võistlustel näitab Eckhoff tänavu karjääri parimat laskmist, lamades 90%, püsti 80% ja see vahe eelmiste hooaegadega tuleb just eriti püsti laskmises. Suusasõidus on ta täpselt koondisekaaslase Röiselandi taga, kaotab statistiliselt umbes 0,3 sekundit kilomeetri kohta Röiselandile ja see on fenomenaalne, millist tööd on Norra naistekoondise peatreener naistekoondise lasketreener Patrick Obereiger tänavu Eckhoffiga teinud ja kui hakkas pihta laskma, siis sellega kasvas ka enesekindlus. Ja muide, nii naiste kui meeste konkurentsis on Norra võitnud tänavu 16 võistlust 26. Jah, et Obereiger mitte ainult on ju, et seal ka Ama ja kogu see paar ikkagi, eks nad igapäevaselt ju kokku puutuvad ja koostööd teevad ka, et need laagripaigad on küll vahest erinevad, aga kui sa võtad ka peale Eckhoffi näiteks Tandrevoldi, võtad Taale sõidud, no ütleme, et kogu Norra koondis on ikkagi sellel hooajal nii hea ei ole viimased 10 aastat olnud, et stabiilselt mitte ainult esimene ja teine number, vaid siinsamas Ingrid Landmark Tandrevold, ikka kõva samm jälle stabiilsuse poole nii lasketiirus kui ka suusaraja. Ja samal ajal ka ikkagi see, et Norra naised on pakkumas nii-öelda võrdväärset konkurentsi meestekoondisele, ehk siis mõlemas pooles on praegusel hetkel ikkagi täielik, küll maailma eliit on nad kogu aeg olnud, aga see, et niivõrd stabiilselt suudetakse etappe võita nii meeste kui naiste konkurentsis, et hea küll, oli Tuura Berger, kes võitis, aga praegu võtad siit Eckhoffi, võtad Röiselandi, võtad Tandrevoldi, kõik on nad võimelised võitma ja meeste hulgas ju täpselt samamoodi siin MK võiduni võib jõuda 4-5 meest. Ja mis näitab võib-olla just seda keskmist taset Norra puhul ongi need samad teatesõidud, et naiste ja meeste poole pealt praktiliselt võidud ainult Norrale jagunudki on ja see ei tule ainult 1-2 mehe ega naise pealt, see tuleb ikkagi tõesti 3-4, isegi 5 mehe naise pealt. No nii, aga võistluste direktor, Ibu esindaja Sloveen Borut Nunar on tõstmas spordirelva ja selle Magnum, mida siis õige pea sinna taeva poole suunab ning haupaugu laseb, et Oberhoffi maailmakarika etapil naised saaksid oma sõidu ära sõita. Aga mul on natukene selline tunne, tuginedes eelmise aasta kogemusele, et meid ootab ees üks väga pöörane sõit, sest kui ilmastikutingimused on sellised, esiteks on natukene jällegi udu, aga teiseks tugev tuul, siis esiteks see soosib kindlasti tänasel päeval üllatajaid ja midagi ei ole öelda, ega siukse purgaaga ei ole seal lihtne rajal ka sõita. Ja kui vaadata neid lippe, aga kui võrrelda siin pealinna tänavatega täna hommikul ja ka nüüd lõuna ajal, siis tegelikult olid ka siin päris tugevad tuulehood ja see Oberhof siin erand ei ole, nii et tõesti tuult ja need tuulehood, mis on nüüd ainult on vahe selles, et tegelikult kõik sportlased jõuavad siis samaaegselt praktiliselt tiiru, et siin seda mängu ei ole, et kellegil veab või kellegil ei vea, et üldiselt on ikkagi niimoodi, et kõik on samaaegselt tiirus ehk esiotsis või need, kes otsustavad täna sellise top 6 saatust. Nende puhul on lihtsalt see, et kuidas see ise siis seal selle ilmastiku tuule ja tuulehoogudega, hiilidega hakkama saad. Nii et jah, võib-olla varsti defineerime ka laskesuusatamise definitsiooni ümber, et laskesuusatamine on spordiala, kus paljud suusatavad ja lasevad, aga päeva lõpuks võidab ikka Norra. Nii et
tahaks uskuda ju seda, et see Norra ülemvõim nüüd ka laskesuusatamisse päris ikkagi ei jõua. Ei, see ei ole tõesti väga positiivne. Meil on hea näide murdmaasuusatamise näol, kus Norra ülemvõim on ikkagi olnud... Ja kahevõistluse näol. Ja, et see kindlasti ei ole positiivne. Riikide nii-öelda paljusus, erinevate võistlejate võimekus võistelda kolmiku kohtade eest või medalite eest on ikkagi see, mis on laskesuusatamise tõstnud täna meedia jälgitavuselt ikkagi talialaks number 1-2 ja väga paljudes riikides on ta number 1 tänu sellele lihtsalt, et ta on põnev, ta annab võimalusi paljudele ja ta ei ole igav niimoodi, et me põhimõtteliselt ikkagi teame, et kui Pöö on rajal, siis Pöö suure tõenäosusega võidab või kui Ekhof on rajal, Ekhof võidab, nii et loodame, et see paljusus ja sportlaste võimekus võistelda medalitest erinevate sportlaste riikide sportlaste võimekus võistelda on ka jätkusuutlik. Laskesuusatamise suurim turg on ikkagi Kesk-Euroopa ja seesama Saksamaa, kus 2 etappi toimub. Siin on ka statistiliselt välja toodud, et Saksamaal vaadatakse laskesuusatamise nädala lõppe praktiliselt sama palju kui näiteks jalgpalli Bundesliga. Ja see on juba ikkagi näitaja selles osas, mis staatuse spordiala selles riigis on. Ja Venemaal täpselt samamoodi. Venemaa on teine väga suur turg. Et küll siin võib-olla Skandinaavias, veel Norras on ikkagi murdmaasuusatamine see number 1 tänu oma traditsioonile, siis ka seda vaikselt murtakse, aga jah, Saksamaa ja Venemaa on meeletud turud. Jah, aga laskesuusatamine ongi, ta on arend tänu alaliidu sellisele suurepärasele tööle, et seesama raha, mis läbi TV siis tuleb, läbi turunduse tuleb, see jagatakse riikidele tagasi ja selle pealt väga paljud riigid ikkagi saavad siin konkureerida, laagreid pidada ja tippsportlasi selleks samaks vaatemänguks, mis meie ees praegu käimas on, toota. Maailmakarikasarja üldarvestuses 3. kohal samuti norralanna 23-aastane Ingrid Landmark Tandrevold. Tema jääb omakorda Ekhofist 38 punkti kaugusele ja Viirer on siis 58 punktiga Tandrevoldi ees. Küll aga natuke muret teinud Tandrevoldi minek siin Oberhofis. Sprindis 34 ja eile küll teatenaiskonnaga tuli võit, kuid Tandrevold pea minutilise kaotusega oma vahetusest. Nii et puhtalt sõiduajas on Tandrevold statistiliselt tänavusel hooajal olnud 13 kilomeetri peale, kaotust Röiselandile umbes 3,4 sekundit. Nii et selline on hetkel maailmakarikasarja esikolmik. 4. startis tänasele võistlusele Julia Simon, 5. Justine Brezas ja 6. Denise Herman ning selle hooaja esimese ühistardis sõidu ennast siis võitis Tiril Ekhof, seda Dorothea Viireri ja rootslanna Linn Pärssoni ees. Jah, täna sõidetakse siis 2,5 kilomeetri ringil ja eks me siin Ekhof teeb ikkagi super laskumine, et see on jälle see koht, mida tuleb õppida ja mida tuleb harjutada, et siin kui me eile meeste teatesõitu nägime, siis tegelikult Valgevene koondis pidevalt ikkagi oli hädas nende laskumistega ja seal tegelikult kaotati päris palju aega. Aga see 2,5 ring on ikkagi siin korraldajate poolt maksimaalne töö ära tehtud, sest tegelikult siin Oberhofis endas siin kunsttund väga palju olnud, seda toodeti ja toodi Ruurist lausa kohale ja päris suurtes kogustes, et üldse saaks seda maailmakarika etappi siin ka sellistel tingimustel läbi viia ja pidada. Ja toodi ka Gelsenkirchenist, kus peeti see showvõistlus enne aasta vahetust Schalke jalgpallistaadionil. See lumi, mis sealt üle jäi, see toodi ka rekadega samamoodi siia Oberhofi, et midagi oleks siis vaibale panna. Ja kui me siin juba statistikast rääkisime, siis selle hooaja 10 paremat suusasõitjat naiste hulgas on järgmised: Röiseland, Ekhof, Herman, Mägeräinen, Aimonier, Brezas, Häkki, Viirer, Davidova ja Simon 11. kohal, soomlanna Mari Eder. Ja ma arvan, et suusapool on soomlastel tänu Eesti hooldemeestele õnnestunud üldjuhul päris kenasti, aga mida ei ole, on ikkagi tulemus. Ja see, mille järgi Marek Sander võib-olla Soome koondisesse läks, kes lubas, et medalid ja võidud hakkavad tulema. Jah, nüüd on Mareki kord leping lõpetada, öelda, et mina teen omalt poolt kõik hästi, aga teie ei saa lasketiirudes hakkama. Aga tõesti, kuna see tase on ikkagi täna prantslannade ja norralannade poolt naiste poole pealt ikkagi dikteeritud ja äärmiselt kahju on, et Hanna Öberg haigestus seal Annes siis, sest võistles ta ka väga stabiilselt ja selline maailmakarika üldarvestuses ikkagi väga hea seis, aga see annab kindlasti väga paljudele võimaluse ikkagi maailmameistrivõistlustel teha paremat tulemust, kui siin maailmakarika esimeses kolmandikus on õnnestunud. Laskmispoolest ka sel hooajal keskmiselt üle 90% lasknud vaid 3 naist, neist 2 on ukrainlannad, Darja Plaško protsent on 91, prantslannal Lovis Chevalier ja Olena Pidružnal 90. Ja siin tippsõitjatest võib-olla on siis parim rootslanna Muna Brurson, kelle protsent on 86,1 ja ta on sellega paremusjärjestuses 13. Viirer 17.
19. Eckhoff 27. ja Tandrevolt 30. Ja ühistaidadist sõiduformaat siis ka korra veel 5 korda läbitakse 2,5 kilomeetrist ringi. Kõigepealt lastakse 2 korral lamades, siis 2 korral püsti ning iga eksimuse hinnaks on 150-meetrine trahviring. Ja esimese ringi järel tulevad sportlased siis oma rinnanumbri järgi lasketiirus oma laskekohale laskma. Edaspidi tullakse juba siis selles järjestuses, mis järjestuses võistlejad sisse tulevad. Ja jälgige meid ikkagi sotsiaalmeedias ka Twitteris, Instagramis #teemaviide 5-5 meie Instagrami kontol ERR Sport, kuhu sageli ka laskesuusatamisega seotud materjale paneme. Vastas teie küsimustele täna hommikul Margus Ader. Nii et vaadake ka seda, mis Margus Eesti Rahvusringhäälingu Sporditoimetuse Instagrami kontol ERR Sport teile vastas ja sealt saate ka küsimusele vastuse, miks ükskord Östersundi maailmeistrivõistlustel peaaegu oleks meie pärast kogu Euroopal ülekanne ära jäänud. Aga jah, nüüd me siis jõuame esimest korda lasketiiru. Nii et tuul võib olla, aga fakt on see, et kivid ühtegi jõge ei peata ja me jõuame nüüd siis esimesse lasketiiru. No nii, igal juhul tuul ega udu laskesuusatamist ei peata ja tõesti need kaamerate nurgad on siin täiesti erinevad, et vahest küll tundub, et kuskilt keegi udust tuleb, aga kui lähemalt jälle võetaks, vaatad, täitsa võistlus käib, aga nii, tuulelipud 50 meetri kaugusel on siis märgid. Täna igal sportlasel kasutada igas tiirus 5 lasku, 5 märki ja kui jääb üles, siis tuleb kohe minna trahviringile. Ja tundub, et kõige hullem praegu selle tingimuste juures on see, et ta ei puhu nagu konkreetselt, ta puhub puhanguliselt. Ja, et see teeb selle laskmise veel raskemaks, nii et sportlane peab kogu aeg seal silmanurgast jälgima seda, et kas see tuul on muutunud selle seeria ajal, kui ta laseb, et kui ta on 2 lasku ära teinud, teeb kontrolli või ei tee. Nii, Viirer on igal juhul eksinud, Simon Braitsas samamoodi. No kõik eksivad, et siin on ikka punast on rohkem kui valget. Ja kes täna võtab nullid, see on väga suur valuuta. Tiril Eckhoff on lasknud tänavu lamades hästi. Simon mängust väljas. Eckhoff läheb nulliga minema. Kas Tirise Herman tuleb talle järgi? Tuleb, nii et 2 tugevat sõitjat läbivad siit. Kaisa Mägerainen eksib viimasel, aga punast välgub 2-3 kaupa. Ja Lunder ka nulliga, Hoinis Starega nulliga. Caroline Knotten tuli nulliga, Monika Hoinis Starega tuli nulliga, nii et esinelik on meil praegusel hetkel Eckhoff, Kins, Lunder, Tankli, Herman, Krjukno, Knotten lähevad 7 ja kas nulliga oli meil kokku 8 naist, nii on, nii et 22 naist keerutab praegu 150 meetrist trahviringi. Oi, kui tihe see on. Jah, nii, no ikka, see on ikkagi lemmikring laskesuusatamises, midagi ei ole öelda, et sinna ikkagi tihti minnakse, aga tõesti 8 nulliga laskjad, siis näeme nüüd, kes on 1 trahvi lasknud ja siin antakse kellegile ka uus sõiduvahend. Tšehhitaril on siin suusakepp katki läinud ja siis Šarvatova. Aga jaa, väga pikaks peale esimest tiiru kohe venitati see võistlejate rivi ja esimene lask kohe Toorol väga kaugel ja peale seda võtab aja maha. Ja kus meil kindlasti võib siin täna palju juhtuma hakata ikkagi püsti tiirust sellistes tingimustes. Ja kui lamades juba juhtub, siis püsti kindlasti. Huvitaval kombel praegu, kas see tuule suund muutus, aga esimene lask oli kohe paremalt kaugel Viireril, aga siis vasakul all, et kas ta hakkas nüüd veaga tuule vastu sihtima, igal juhul ta parandusi ei teinud ja ülejäänud märgid alla tulid, aga 1 täna on täitsa tipp-topp ka isegi esimeses tiirus. Nii, aga Tiril Eckhoff on tulemas võistlejate rivi eesotsas. Palju oleme rääkinud sellest laskmispoolest, 4 maailmakarika etapivõitu jah, sel hooajal. Aga tõesti ise ka on ikkagi seda koostööd Patrick Oberegeriga kiitnud, mida nad Holmenkollenis on suvel teinud. Nii nagu Margus ka eile rääkis, Oberegeril on nüüd ka ikkagi väga otsene seos Norraga olemas, sest tema naine on norralanna ja nii ta siis on selle oskusteave Itaalia koondisest, mida ta varem jagas Dorothea Viirerile ja Liisa Vitotsile, nüüd toonud siis Norra koondise juurde ja annab seda Tiril Eckhoffile. Aga jah, see, kuidas väga ebastabiilsest laskjast, kes ikkagi püsti on siin lasknud 60-55%, on nüüd saanud laskesuusataja 6 aja jooksul, kes laseb stabiilselt 85-90 peale. See võib olla väga pidurdamatu jõud sel hooajal. See näitab ka seda, et tegelikult sellist põhitööd igapäevaselt ju lasketiirus laskmisega laskesuusatajad teevad, aga nii väikestest asjadest on ikkagi kinni ütleme, et see samm edasi. Seal on nii palju psühholoogilist poolt, mida pean tunnistama. Kindlasti seda teabet meil ei ole ja väga paljudel riikidel ei ole. Et maailmas on seal 4, 5, 6 riiki, kus see teabe on ja see laskmise vahe
eriti see stabiilsuse saavutamine sinna 85–90% peale, see kuulub ikka väga vähestele. Tagumine seltskond on kaotanud aega juurde, ehk siis ma pean silmas neid sportlasi, kes läbisid tiiru ühe trahviga. Viirer oma 7 sekundit tulnud juurde, Herman ka tegelikult 3 sekundit kaotanud juurde. Herman sõitnud nullis, Hins kaotanud 3,5 sekundit juurde ja teised samamoodi. Tagantpoolt sõidab muidugi kõvasti Kaisa Mägeräinen, isegi natukene kiiremini praegusel hetkel Tiri Lekhofist, ja kui Martti Olsku-Röiseland oli tiiru järel 16, siis ka 3,3 peale endiselt samal positsioonil kaotanud 6 sekundit juurde. Jah, Tandrevold 17, 2 eksimusega 59 sekundit, aga jah, see ühe trahvi grupp on sealt hästi tulemas. Viirer, Fjalkova, Beskond, Mägeräinen, Uusson. Ja siis juba kahene grupp, kes kaheviisi lasid seal, Hanna Öberg, Tandrevold ja teine Öberg ka ja Vitotsi, nii et aga päris ebaõnnestus Simon 4 eksimust ja 3 viisi siin Braisas, Häki, Davidova, Mironova, Kuklina. Tiri Lekhov on siis tegevlaskesuusatajatest hetkel maailmakarikasarja etapivõitude arvestuses teine. Tal on neid 10, Kaisa Mägeräisel on 26 ja Dorothea Viireril 9. Ja siin oli teile nüüd ka see pilt, et kuna 12,5 kilomeetrit on juba võrdlemisi pikk distants, siis siin ikkagi ka joodetakse sportlasi võistluse käigus, aga Tiri Lekhov teisel ringil veel ei soovinud endale mahlakest võtta. Jah, see on jälle kõik koosolekud kokku lepitud, kus kohas siis seda jooki pakutakse. Tegelikult on väga hästi ka võistletel teada, et kus kohas on siis hooldetiimil kaasas need kepid ja varusuusad. Üldiselt kõik, kes on raja ääres, võtavad ikkagi nii-öelda sellised kepid kaasa ja need tavaliselt need kepid on siis võetud selliselt, et on sellised keskpärased suusakepi pikkused, mis võiks sobida kõigile ja siis kuskil rajavel on kindlasti, näete seal vasakul on hästi näha, et on nii suus kui kepp käes, aga on ka siis olemas rajares kõikide sportlaste väga täpne kepi pikkus, ehk kui kuskil siis sõiduvahend katki läheb, siis tehakse see vahetus. Ekhoff on tempos natukene andnud järgi. Herman on praktiliselt tõusnud nüüd kannule. Hins Lunder, Tankli, Krjuko ja Oiniš ka hirmus palju ei ole juurde kaotanud. See seltskond kaotas 32 sekundit 3,3 kilomeetri peal ja selle laskumiste kaskaadiga on nüüd 2 sekundit võetud tagasi ja kõige kiiremini sõidab siit Kaisa Mägeräinen, kes tõuseb kohe 8. Kaisa Mägeräinen siis eile tähistas oma 37. sünnipäeva ja tõesti neid maailmakarika pjedestaale ei ole. Iseasi küsimus on nüüd see, et mille pärast ei ole. Selge see, et oma edu rajab ta suusatamisele, aga lasketäbavus ei ole olnud võib-olla siis oma parimate hooaegade tasemel. Ja millal ikkagi ka füsioloogiliselt hakkab Kaisa Mägeräisel rajal raske? Et nüüd siis 37 eluaastat on täis. Mina mõtlesin, sa küsid, et millal hakkab kiire füsioloogiliselt ka muu eluoluga, et aga tõesti eile, kui seal või sünnipäeva peeti, siis päris mitmetelt kaasvõistjatelt küsiti ka, et oi, joogipudel visati ära. Aga näiteks Muna Pursson ütles, et tema jaoks on Kaisa ikkagi selline sportlane, kelle pärast või tema jaoks suur iidol, et Pursson ise siin alles 24-aastane, et täna Kaisa 37, nii et tema küll ütles seda, et usub, et Kaisa jätkab, vorm on hea, et miks mitte. Nii et saame näha, aga Kaisa ise ütles, et ta võtab seda ikkagi hooaja viisi ja enne märtsi ta midagi ära ei otsusta. Jah, ja eelmise ühistardist sõidu ta tegelikult tegi väga tugeva parima siis, kus saavutas hooaja parima tulemuse, milleks oli 4. koht. Võrdlemisi pikaks on nüüd see võistlejate rivi veninud. Selge see, et Ekhoff ja Herman ees tõmbavad päris korralikult ja selle tagumise pundi ette juba oligi Kaisa Mägeräinen ennast 8. sõitnud välja. Ameeriklane Susan Tankli minek on ka hakanud minema järjest paremaks. Sprindis oli juba korralik tulemus, teates oli korralik tulemus ja siin ka teisel ringil praegusel hetkel sõitmas eesotsas 3., 4., 5. kohal. Ja samal ajal need sportlased, kes ei pidanud täna startima, on siin päris hästi peale esimest tiiru mängus, et vaatan siin Vanessa Hintz on kenasti seal eesotsas ja Tankli samamoodi. Ja Tankli samamoodi, jah. Ja nüüd on hea näha seda, et siin Herman mingisugust riski ei võta, et hoidis Ekhovi kogu staadioni osa, see on päris pikk osa, oma 300 meetrit, hoidis sinna kenasti selja taha ja nüüd siis uus vaatus, teine lamades tiirsportlastele. Vaatame, kas Ekhovi edu lasketiirus on jälle sama hea kui eelmises. Ehk siis Ekhoff, Herman, Krjuko, Tankli, Lunder, Hins, Oiniš, Tarega, Mägeräinen, Viirer, Beskond on praegusel hetkel esi 10.
superseeria Tiril Ekhoffilt. Herman eksib, nii et tema langeb siit konkurentsist ära ja Ekhoff saab oma pooleminutilise edu sisse ja punast välgub. Ja Herman tegi siin mõned parandused ka Siiku juures. Aga... Valgevenel on olnud väga hea nädala lõpp. Irina Krjukov kas jätkab seda ja jätkab ja läheb valgevenelane siit ära teisena. Kaisa Mägeräisel 2 märki maas. Fjalkoval 4 maas ja Fjalkoval 5 maas. Nii, Mägeräisel 4 maas. Ja me näeme nüüd, nii et Kaisa Mägeräinen läheb siit ka ära. Milline nüüd Viireri seeria oli? Tundus, et nulliga läbi ei tulnud ja nii on. Paremale poole trahviringile keerab. Nii et meil on Ekhoff, Krjukov, Fjalkova, Mägeräinen muidugi tiirus kaotas nüüd päris kõvasti. Röiseland laseb siit nulli, läheb ära 32,8 sekundilise kaotusega. Lindberson 5. Ja sealt nüüd Hanna Öberg ei tule siia. Vabandust, see ei olnud Öberg, see oli Bruursson. Ja Röiseland läheb 6. Ja Viirer läheb veel ühele ringile. Ja Herman... ei eksi nüüd. Ja Hanna Öbergil viimane jääb ülesse ka. Siin oleks Sanson küll tõusta esi 10. ja Röiseland ei eksinud nüüd ka tõusnud 6. Onishtarega läheb nii, et minuti sisse on meil nüüd jäänud 2 tiiru järel vaid 7 naist, kui siit läheb Denise Herman, siis Karoline Knotten, Emma Lunder ja siit tuleb ka Muna Bruursson, keda jälitab Katariina Inerhofer. Jah, mida tähendas 2 möödalasku Hermani jaoks, et kaotust 1-0-1, et 2 ringi ja veel aeglane laskmine juurde, et Ekhoff ei teinud... Ekhoff tegi täpselt nii, nagu peab tegema. Kindel seeria, mitte väga kiire, aga väga kindlalt ja näeme siin, Herman peab ka parandusi tegema. Need on kõik kaotatud sekundid ja tõesti teisena tuli lasketeeru, läks ära 7. aga kaotus ikkagi liidrile on üle minuti. Tiril Ekhoff ja Ingrid Landmark-Tandrevold treenisid praktiliselt kogu selle aja, mis oli Annecy ja Oberhofi maailmakarika etapi vahel Anterselvas, ehk siis maailmameistrivõistluste paigas. Ei hakanud praktiliselt nii-öelda aega maha võtma, koju minema, kui kodus ka erinevaid variante treenimiseks, siis läksid sinna kahekesi, tundsid rõõmu heast ilmast ja headest treeningtingimustest ning treenisid siis need kõik 2 nädalat Anterselvas ja küsimus ikkagi jääb, kaua ja kas ta suudab olla nüüd ka jaanuarikuus stabiilne. Praegu oleme saanud vastuse, et senimaani suudab. Ja mida nüüd Kaisa Mägeräinen suudab omakorda teha Ekhoffi vastu sellel ringil? Nullis on tulnud esimest 800 meetrit. Ja nagu Ekhoff laseb ikkagi läbi hooaja niimoodi, siis tunnistan, et siin ei ole maailmakarika üldvõites kahtustki, aga ei ole väga palju vaja, et ka laskmine ära kukuks, et piisab, kui sa seal ühel etapil ebaõnnestud seal 1-2 tiirus, siis see lööb ikkagi sellise enesekindluse kõikuma ja sealt võib hakata ka selline alamäge minema, aga hetkel küll Ekhoff on praktiliselt 6 aja jooksul ikkagi ülikindlalt tegutsenud lasketiirus. See, et ta suusatab kiiresti, see on olnud ju kogu aeg, aga nüüd ka veel stabiilselt laseb ja väga täpselt laseb. Ja kui Dorothea Viirer on praegusel hetkel jõudmas siia vaheaja punkti 13. on virtuaalselt maailmakarikasarja üldliidriks tõusnud Tiril Ekhoff. Ja samal ajal siis Irina Krjukov teisena minemas ja tema on korra oma karjääril poodiumil maailmakarikasarja olnud ja just ühistardiga sõidus oli see aasta 2017, kus Annecy's oli ta ka ühistardiga sõidus teine. Ja siin kõrvalvaataja pilgu läbi Tiril Ekhoff minu meelest on ka kõige toredam laskesuusataja üldse vist kogu selles sarjas. Nii palju kui igasugused intervjuusid, asju alati vaatad, kuidas ta meediaga suhtleb. Käisin siin ka suvel norralaste juures stažeerimas NRK-s Norra Rahvusringhäälingus, siis ka ütlesid, et Tiril Ekhoff on üks tohutult tore naisterahvas ja alati temaga saab palju nalja ja nemad ka oma sotsiaalmeedias alati just nimelt Tiril Ekhoffi püüavad siis laskesuusatamisele veel seda tähelepanu saada. Ja et tal seda nalja ja rõõmu ja sellist emotsionaalsust jagub palju ja selline tunne tõesti, et ega ta selline nukker ja kurb jälle kunagi, et pigem alati seda laia naeru jagub. Vahe siis Irina Krjukov ees oli 5,8 kilomeetri peal 21,8 sekundit. Ja tehniliselt sõidab ka ikkagi väga selliselt säästvalt, samal ajal väga hästi edasi liikumas. Ülakehatöö on ka super, nii et jalaga tõukab samamoodi ühtlaselt, nii et siin nõrka kohta ei ole. Ja eks loodus on ka siis vastupiduse poole pealt palju andnud, et saab niimoodi ja nüüd kui vaadata seda tehnilist sooritust, siis mõlema jalatõuka peal ilusti see suusk libiseb, mis on äärmiselt oluline, et paljude jaoks sõidetakse hästi selliselt nurklikult, et
see jalatõuge peatub, kui astutakse jälle teisele poole, aga Ekkovi puhul siin väga, väga hästi. Kas ma nägin õigesti, et raja ääres oli Norra poolelt nende meestekoondise lasketreener? Jaa, võib kindlasti olla, kas me räägime prantslasest Maseest, muidugi. Et mina ei pannud tähele, aga ei kindlasti siin treenerid ikkagi hoiavad kogu koondisele pöialt ja kui läheb siis meestele või naistele hästi, igal juhul on see võistkonna võit. Prantslastele muide selline traditsioon, et kui jõuab oma võistleja poodiumile, siis kogu tiim läheb poodiumi ette. Ja Kaisa Mäkäräinen on võtnud 7 sekundit tagasi Kirill Ekhovilt selle 1,2 kilomeetrise lõiguga, Röiseland ka 4 sekundit. Nii et seda lõiku nüüd seda laskumiste kaskaadi natukene sõidab Ekhov teistest nõrgemalt, aga tõusu võtab vägevalt. Ja näiteks Denise Herman on ka 8 sekundit praegu noppinud selle 1,2 kilomeetriga tagasi. Viirer oli 13 ja on praegu ennast tõstnud 9. ja tema selja taga ongi kohe Tandrevold ja siis Bruurson. Ja samal ajal tõesti Masee on siin vasakul pool ja tal on ka suusakepp ja näete, seal vasakul on suusakepp käes ja suus samamoodi ja elab naistele siin kõvasti kaasa. Ja muidugi ka lasketahvlid alati just eelkõige enne lamades laskmisi veel, enne teist lamades laskmist alati seda sportlastele näidatakse neid seeriaid, kuhu on vaja veel teha parandusi. Nii et ka see info alati sportlasteni, kas siis rajalt või kohe pärast tiiru või vahetult enne tiiru sportlasteni jõuab. Ja ei, siin juhuslikkust ei ole, et tegelikult see, et ma seen seal raja ääres, see on kogu tiimil teada ja see on tegelikult kenasti ka suurel valgel paberil võistkonna hooldeboksis, et kus keegi on, et sportlane samamoodi ennem kui ta rajale läheb, ta vaatab sinna peale, et ta teab, et näiteks, et 500 meetri peal on Alvar koos joogipunsuga ja 8 meetri peal on Karl Mart ja kogu see süsteem on neil ikka väga täpselt teada. Kirill Ekhov jõudmas teise tiiru, esimesse püsti tiiru ja püsti laskmise protsent sel hooajal temal 80. Ja Kaisa on nüüd selle esikolmiku kinni püüdnud, Krükov ja Alkova tema ees sõitmas ja nende kaotus 30 sekundi ümber. Ja ega ei imesta, kui täna võiks olla Irina Krükov päev, sest ega kogu oma karjääri lõikes on ta eelkõige olnud just väga-väga hea laskja ja see Valgevene-Ukraina laskekool, siin seesama Patrik Obereiger, kellest ka ülekande alguses rääkisime, et see slaavi laskekultuur laskesuusatamises on olnud ikkagi dekaadide vältel tähelepanu väärt. Ja praegu on järele jäänud vaid 2 nulliga laskjad, need ongi just Ekhov ja Krükov. No nii, Ekhov on kohal ja tuule suund on ikkagi märkide poole. Ja relv liigub, relv ei seisa mitte kunagi niimoodi paigal, et sa jäädki otsima sinna, et kuidas need sihikud on kenasti ümber selle musta, et mitte kunagi ei ole seda, sa pead lihtsalt tabama seda õiget hetke. Ja kas esimene oli ikka täiesti võsa vahel, sest isegi siia valgesse ei löönud, selle märgi suurus on siis 11,5 sentimeetrit. Need on rasked hetked ja praegu on väga kaugel. Opa, nüüd on ääre peale, ka alla ei tule. Nii, 3 ringi tuleb siit Ekhovile. Esimest millegipärast ei registreeritud, ehk siis see võis minna täiesti võssa või lihtsalt kaamera oli vale koha peal, aga tõepoolest see võis olla kauge lask. Nii, aga Irina Krükov on nüüd variandid olemas. Paulina Fjalkova eksib juba 2 korral. Mäkäräinen Krükov senimaani eksinud ei ole. Nii et siit antakse nüüd võimalus kellegile. Kaisa on tegelikult päris palju õppinud just tuulega laskma, on harjutanud kõvasti tuulega laskma. Ja Valgevene päev võib see täna olla ja Kaisa Mäkäräinen. Hiino sooritus, Kaisa Hiino. Väga hästi tõesti, uskumatu. Tuulega said Krükov ja Mäkäräinen hästi hakkama. Nii, aga nüüd võiks olla Mäkäräinen taktika see. Kindlasti on ta kõvem sõitja, kui seda on Irina Krükov. Et äkki nüüd panna nii kõvasti seda 4. ringi, kui jaksab, sest tal on igaks juhuks vaja viimaseks püstitiiruks väikest reservi. Jaa, ei... Siin Kaisa, ma arvan, et ta väga hästi teab, mida teha ja kuidas teha, aga tuul on nii kõva, et kui siit ühega pääsed, oled tegija. Aga Viirer sekkub nüüd äkki tagasi maailmakarikasarja ikkagi üldliidri konkurentsi. Ei, tuleb siit ka eksimus, nii et see saab olema huvitav põneva heitlus viimastel ringidel. Viireri Ekhovi vahe enne tänast sõitu 20 punkti. Ja kui siin ikkagi lastakse lausa nii-öelda 5-5 Fjalkova 5 trahviringile, 3-2-5 võetakse, siis see viimane lasketiir on väärtustoron. Ekhov läheb nüüd 450 meetrit sõitnud, tema läheb siit, vaatas vist ka, kus Viirer on. Ja vaatas suurele tabloole, sealt on kohe paremal pool on suur tabloo, et vaatas mitmendana läheb.
ja siit kõik lasevad ja see, et Kaisa Mägeräinen suutis sellistes tingimustes lasta nulli, on täna kõva valuuta ja ma usun, et Ekhoffi ees on nüüd vahe umbes 2 trahviringi. Ja Kaisal on ikkagi, kui 3. koht kaotab juba temale, Ekhoff 44 sekundit, siis tal on isegi seal ruumi lasta trahv 2 ja oleks ikkagi võimalus täna poodiumil olla. Soome kõige populaarsem naissportlane üldse on Kaisa Mägeräinen. Tõesti selline sportlane, kes ikkagi Soomes väga hästi elatab ennast profispordist ära ja selge. Krjuko on nüüd jäänud. Krjuko peab muidugi laskma ja see on nüüd tema trump viimases tiirus Mägeräise vastu, et tema suudab lasta ikkagi stabiilsemalt märke maha. Ja Krjukol on nüüd ülesanne mitte väga kaugele ja nii kaua, kui ta jaksab siin Kaisa tuulest tulla, see on ainult plussid talle. Kuna see on raskem osa, siis julgen arvata, et ei kumbki sportlane nüüd siin laskumistel väga tehniliselt head sooritust ei tee ja Krjuko võib selle vahe veel siin laskumisega kinni püüda. Ja Kaisa Mägeräinen on ülikogenud sportlane, täna sõidab ta 415. maailmakarika etappi, aga nulliga on ta oma karjääri jooksul minu meelest lasknud ainult 4 korral. Ja, väga olulised hetked sportlaste jaoks selle laskumisel. Me räägime siis siin 4 tiiruga võistlustest. Täna Kaisal 1 eksimus senimaani kirjas ja see, et Krjuko on ka sellistes tingimustes suutnud nulli lasta, on tähelepanu väärne. No nii, 46 oli vahe ja on see täpselt sama. Põhimõtteliselt Kaisa ja Tiril sõidavad samas tempos. Nüüd tuleb Röiseland 55,4 oli see vahe, on läinud natukene suuremaks. No mis natukene, ikkagi tuleb siin julgelt juurde. 5-6 sekundit. Röiselandi vahe oli tiirust ära minnes 55, nii et minut ja Herman on natukene võtnud tagasi, nii et Herman liikumas siin esikuuikust kõige kiiremini ja Viirer kaotanud 3 sekundit juurde. Läks ta ära Hermani ees lasketiirust. Ja nüüd mingisugust infot seal ka omavahel jagati veel itaallaste poolel. Ja ütleme, et mitte kõige parem koht praegu joogi andmiseks oleks võinud olla 5-6 meetrit siin laskumise poole, et seal küll see, kes jooki ulatab, see peab jooksma oma 5-6 meetrit kaasa, aga jah, siin praegu täpselt see nurga peal sportlane võiks tõugata hoo sisse laskumisse ja siis saab selle joogi ja saab ära joodud, aga tipp-topp. Aga mis siis? Anna Öberg 9-ndana 1.46 kaotust. Nii, ja kas me siin näeme nüüd midagi tähelepanuväärset, et meile seda kordust näidatakse? Kaisa Mägeräinen ei ole muide kordagi veel Oberhoffis oma pika karjääri jooksul maailmakarika etapi võitu teeninud. Ei, kõik korras. No see vahe on endine. Selle pika tõusu peal oli ta sama, on ka nüüd sama. Krjuko ei ole maha jäänud ja tõesti Krjuko teeb väga sümpaatset sõitu, et püsib ka siin Mägeräise kannul ja kui lasketiiru tullakse, siis see vahe väga suur ei ole. Nii et püsti laskmine. Ja ühistardis sõidu on 37-aastane Kaisa Mägeräinen võitnud oma karjääri jooksul kokku 3 korral, viimati 2 hooaega tagasi Ruupoldingus. Krjuko vaata, et vähendab veel seda vahet siin ka. Ei, südikalt on küll ja see Valgevene on väga hästi sel nädala lõpul pildis olnud. Esiteks nii meeste sprindi osas ja Krjuko ikkagi nende number 1 sportlane. Ja, mõlemad sportlased jaksavad siin pingutada ja sellise hea rütmiga seda tõusu tulla ja siin Valgevene taustajõudude liige ka. Aga püsti laskmine, et siin mingit erilist tõmmet ei ole vaja kummalgi enam teha, et sõidetakse sellise ütleme, et maksimumi lähedal, aga kindlasti mitte üle maksimumi. No nii, see vahe oli 46,6 sekundit ehk laias laastus 2 trahviringi on praegusel hetkel varuks Kaisa Mägeräisele enne viimast püsti tiiru. Ja teine Soome sportlane täna Mari Eder, siis hetkel 24. positsioonil on tema endale lubanud 6 eksimust ja näiteks Raisas on alles 27 eksimusega. Vahe oli 46 ja nüüd on see kasvanud ja see on 49,7, nii et Ekhoff selle distantsi lõigu kaotab aega juurde. Samal ajal on Herman kinni püüdnud 6 sekundi kaugusel olnud Röiselandi ja Viirer ikkagi püsib seal taga. Ei, Viirer sõidab stabiilselt et väga suuri vahe seal ei lasnud sisse. No nüüd Röiseland 1.03 kaotust, Herman ka 1.03, et oli 1.06 eelmises vahepunktis. Ja maailmakarikasarja 3. naine Ingrid Landmark-Tandrevold hetkel 13. alles, nii et minut 58 ja tema nädala lõpp kõige paremini
ei ole seni kulgenud. Nii et meil on mitu heitlust tegelikult käimas. Kõigepealt see, kes muidugi võidab selle maailmakarika etapi, aga teiseks ka see Eckhofi Viireri duell selleks, et kes asub Ruupoldingus kollases särgis starti. Ja vaata, just eelmisel ringil rääkisime Tyrrell Eckhofi kohta seda, et piisab ühest ebaõnnestunud tiirust ja see sinu selline väga enesekindel laskmine saab suure tagasilöögi. No vaatame, kuidas siis peale seda, kui nullide puru järel on Eckhof eelmisest tiirust 3 lasnud, kuidas tal õnnestub nüüd lasta. Viimati lasi püsti nii kehvasti Kaisa Mäkäräinen 7 hooaega tagasi. Tänavusel aastal individuaalsetel distantsidel püsti laskmise protsent 71,6 ja Irina Krukol vastu panna 76,6. Ja Juha Papinsaari on siin ja tema on seda päeva oodanud sel hooajal. Ja Krukol, natuke on nüüd 10 meetrit juurde tulnud, aga tõesti, mida sportlane praegu tunda võib, et ütleme nii, et selline tohutu pinge ja stress on kindlasti sellises kohas sportlasega kaasas ja ainus, mida teha saad, on ära unustada, et sa seda võistlust juhid ja keskendud lihtsalt sellele 5 lasule ja asendi võtmisele. Kõik hakkab asendis, siis sihtimispilt ja oluline koht on päästmisel, et sa kõik võid õigesti teha, kui sa päästmisel natukenegi ära tõmbad. Ja samal ajal pead jälgima, et sa küünarnukiga või õlaga ei lükkaks. Et need on sellised kindlad kohad. Aga õnne on vaja, kui tuult on palju, siis on vaja ka õnne, et sa tajuksid selle õige koha, õige laskmise ära. Aga kas Kaisa Mäkäräinen teeb endale sünnipäeva kingituse? See selgub nüüd ja pikalt otsib seda märki. Raske on, kuidas see relvatoru käib ja otsib neid 5 musta. Hästi palju on kinni just esimeses lasus. Kumbki ei saa nüüd esimest lasku tehtud, sest siin on puhang ja seda on näha ka, et tuulepuhang on meeletu. Kaisa alustab. Ja raskeks läheb seal 2., 3., 4. lasu juures. Kaisa laseb hästi. Ja nüüd otsib. Nüüd on see koht, kus juba hapnik hakkab otsa saama, on vaja varuhingamised teha või lisahingamised, otsitakse see lasu vahet. Siin ei ole mõtet täna rääkida sellist stabiilsest intervallist. Võitlus, kõigi võitlus ja Eckhof on kohal ja sealt tulevad teised ja Kaisal 4 all. Kampsuni esimesed silmad on ülesse võetud, nüüd on vaja 1 veel alla lasta, siis on Kaisa Mäkäräinen võtmas täna esimest maailmakarika võitu sellel hooajal. Ja täna on igal juhul Karjala, Piruka ja Mehukatti õhtud, nii et Kaisa Mäkäräinen läheb siit nulliga minema 1 trahv talle kokku tänasel päeval ja Kaisa võtab oma karjääri 27. Ja ütleme nii, et Eesti hooldetiim, kes seal Soome boksis on, kutsutakse õhtul ka kohvile, aga Juko ebaõnnestus 4 ringi, nüüd on Eckofil 2 maas, Röiseland 1 on siin hästi lastud. 1 võib täna igal juhul poodiumile sõita. Mis tähendab seda, et Eckhof tõenäoliselt jääb siin täna Röiselandile alla. Nüüd on nende naiste vahe oma 10-15 meetrit ja Dorothea Viirelil samal ajal võimalik see võistlus päästa, aga ei. Ja Hermanil ka, nii et tundub, et kes seal Röiseland on täna kindlasti poodiumile sõitmas ja Viirelil nüüd viimane lask jäänud, aga 1 trahviring kindlasti tulemas on. 1 trahviring ka tuleb, aga see tähendab nüüd seda, et Viirer jääb maailmakarikasarja üldliidriks. Ja väga keerulised olud püsti laskmisel, aga Kaisa sai suurepäraselt hakkama. No nii, läksid Röiseland ja nüüd tuleb ka Eckhof, nii et Norra 2., 3. Nii et 4 sekundit nende naiste vahe. Herman sealt keeras minu meelest veel, keerab mõnele ringile ja näete, kuidas punast välgub. Sellistes tingimustes ei tahaks keegi tulla siia lasketiiru. Ja see, kes siit nulli tõmbab, on ikka äärmiselt hästi lasta, aga nulli siit ei paista. See kõik on eksinud. Tandrevoldil 4. Simon läheb 3. Keskoondilt 2. Ja siit läheb nüüd Toro Viirer. Ja kas tuleb talle keegi järgi, paistab, et ei tule. Kas Herman keerab veel? Ja keerab veel ühele 150. No nii armsad on need trahviringid, et tuleb ikkagi neid sõita. Nii, Vitotsi, ei ole ühtegi nulli. Kõik lähevad nii, et Kaisa Mäkäräinen tõmbas ikka täieliku loto tänasel päeval. Ja otsis ja kannatas ja otsis. Ja ainus nulliga laske ja Krukoo 4, nii et Krukoo peaks ka nüüd peagi sealt trahviringidelt pääsema. 4 sportlast on läinud. Ööberg läheb 5. ja Krukoo 6. Herman kohe 7. Nii et heitlus siin 5. 7. kohani 3 sportlase vahel. Aga Mäkäräinen 1 ülejäänud ikkagi üle 3 täna eksinud. No nii, Harv ja tiim on ka siin pealtvaatajate hulgas ja tõesti esimest korda sel hooajal saavad siis soomlased rõõmu tunda. Ja Kaisa Mäkäräinen võib siin võid isegi pikali panna, ikkagi võidad selle mängu ära.
muide, kas sa nägid, vaata selles kurvis on täna pandud siia pehmendused ette, jah, see, kus eile Dominic Windis päris valusa kukkumise tegi läbi. Ja Kalev ka siin sprindietapil käis meil kraavis ära, et nüüd on vähe pehmem kukkumine, kui täna keegi kukkuma peaks. Ja seda on ka välja toodud, et selle Harvi ja Saunakirise sponsorluse eest ikkagi Kaisa Mäkäräinen iga aasta mütsi sponsori eest kasseerib oma 50 000 eurot. No, peaasi, et Keris oleks kodus ikka õige. Nii, Röiseland Ekhoff, see duell igal juhul nüüd jätkub. Ekhoff on 4-sekundilise vahe sõitnud tagasi. No kelle peale paneksid, Alvar? No, Röiseland või Ekhoff? Pigem paneks Ekhoffi peale. No nii, mina panen siis Röiselandi peale. Ekhoffi lihtsalt mäng on nii suur, et siin on vaja punkte võtta võimalikult palju tagasi Dorothea Viirelilt, kes on nüüd sealt selja tagant kusagilt varsti tulemas. Aga väga sümpaatse mulje on jätnud minu jaoks Röiselandi oskus sõita distantsi ehk siis viimase ringi teist poolt. See on tõsi, jah. See Jurlova Perti vastu või eile teates ju samamoodi, kuidas ta oma kolmandat vahetust seal sõitis viimast kilomeetrit, aga Ekhoff laskub jube hästi. Ekhoff on tõesti, ütleme nii, et mäesuusatamine talle võõras ei ole. On meil mingisuguseid üllatusi ka esikümnes. No, muidugi üllatus on juba see, kui 8 trahviga Leena Häkki on esikümnes. Üstardist öeldes laseb peaaegu pooled märgid mööda, aga sa oled esikümnes. Ja, aga Emma Lunder näiteks kanadalane teeb teist võistlust järjest. Väga sümpaatsed võistlust on hetkel 11 ja võimalus selle heidelda ka 10. koha eest. Ja siin kõik naised ei ole isegi teisest lasketiirust veel läbi läinud. Mironova 29-ndana praegusel hetkel alles laskmas. Nii, siin nüüd kummalgi esialgu vist kiiret ei ole. Siin üksteise, selline heitus üksteise vastu ja eks nad jätavad selle ikkagi sellise viimase selle kaare otsustada, mis sealt, ütleme, et 300 meetrit enne finišit algab ja sealt tuleb ka meile kindlasti vaheaja punkt, aga Kaisa saab naeratada pikalt täna juba rajal ja kui kaua on temaga sel hooajal seda juba oodanud? Oi, väga kaua ja see, et ta ikkagi nüüd sellise jackpoti võtab ja väga kindlalt ka, et just millega ta ära teeb, tegelikult laskmisega. Tegelikult tegi ta ära laskmisega ja seda ongi tarvis. Sest sõiduga ta igal juhul stabiilne, top 5 naine igal võistlusel, vahest paremini, vahest kehvemini, aga laskmine on see, mis ikkagi lõpuks otsustab. Siin enam vaheaegu tõenäoliselt ei olegi mõtet öelda, siin tuleb lihtsalt öelda, et oled tubli ja tule nüüd 500 meetrit kenasti. Puristavaan on ka Jonne Köhkonen ehk Soome-koondise peatreener seal viimases vaheaja punktis sportlast vastu võtmas. No nii, endiselt veel Röiseland ees ja Ekhoff tema järel. Ja millal nüüd hakkab emmal kummal kiire? Kas see võiks olla juba selle tõusunuki otsas? Jah, küsimus on rahas ka muidugi. Teine koht saab 9000 eurot ja kolmas saab 6000 eurot, võitjale 15 000 eurot. See on Kaisa jagu täna. No nii, see on see tõus, kus tõesti kas otsustatakse siin ära või jäetakse päris selle lõpu osa peale. Ja väga meeldiv ei ole ees sõita, kui teine nii-öelda taktikat ei muuda, istub sul kandadel ehk ta mängib igal juhul lõpu finiši peale. Ma see ei hakka selle peale isegi kätt taskust välja võtma. Tal ei ole vahet, kumb on teine, kumb kolmas. Ikka ütled, jah. Ja Viirer tuleb Viirer neljandana siis praegusel hetkel nendest umbes pool minutit maas. Aga Viirer selle viimase laskmisega, selle ühe trahviga endale ikkagi kindlustas kollase särgiga järgmiseks etapiks. Ja palju Viireril täna siis 5 eksimust lausa kokku ja sealt tuleb Hermanil täna 6 eksimust. Selles Herman on päris metsikult siin ikkagi vahet tagasi sõitnud Viireriga, aga selge, et see on liiga suur vahe juba selleks, et 500 meetriga see kinni tõmmata. Täna on 1-1 trahviga laske ehk Kaisa ja siis 2 ei ole ühtegi, 3 on vaid 2 Röiseland ja Knotten. Ülejänudel on ikkagi isuga siin trahve. No nii, nüüd hakkaks põnevad hetked nende vahel ehk teise, 3. koha heitus, kui Kaisa Mäkäräinen on jõudmas finišisse ja võtmas selle hooaja esimest poodiumi kohta. Ma näen, et vist Marek Sandril on ka seal rusikas püsti. Kas ongi Marek? No nii on, nii et on Vasselina poisid enam ei pesta. Ja Vasselina poisid on ka pilti pääsenud ja teiseks Eesti hooldameheks Soome koondises Morten Brix, nii et igal juhul õnnitlused ka meie poistele, kes on läbi hooaja häid suuski Kaisale teinud. Ja see kõik kulmineerub nüüd siis hooaja esimese etapivõiduga Kaisa Mäkäräise jaoks karjääris 27. ja näiteks legendaarsest Ushi Dislist jääb nüüd 1 võit veel puudu. Ja see peaks olema siis 3. või 4. ühistardiga võit üldse tal karjääri jooksul. Ekhoff on nüüd juhtima läinud ja kas Röiseland
ei tule vist Ei järgi, tule, vist ei jah. jaksa järgi ja Ekhoff ikkagi tõmbab siin hambad ristis selle teise koha endale ära ja tal on mille nimel pingutada. Jällegi tuleb lisapunkte siit võrdluses siis Dorothea Viireriga ja see vahe jääb nüüd alla 10 punkti. Ja see... Juhtpoldiga maailmakarika etapile minnes. Ja see punane särk jääb ka siis Ekhoffi kätte, mis tähendab seda, et ühistardi sõidu maailmakarika liider on tema. Röiseland täna siis teine ja sealt siis kuskilt tuleb hetke maailmakarika liider Dorothea Viirer. Aga me saime väga haarava sõidu tänu nendele oludele. Ja head sõbrad, meid on üks sõit ootamas veel täna ees. Ja meeste sõit on algamas kell 15.30, kus ka 30 hetke maailma parimat. Ai, ja siin on see koht, kohe näha on kaamera välja võetud ja hoopis, no ütleme nii, et see minemine, siin on kreatiinfosfaadi nimeline minemine ja sellega saab Ekhoff kõige paremini hakkama. Ja Doro Viire tuleb siit 4. Denise Hermann kodupubliku eest täna parima sakslannana jõuab finišisse 5. ja sealt tagant peavad nüüd heitluse maha, kas seal on Krjuko ja Öberi. Ja peaks olema, et mõlemad olid ka... Ja kes siin viimasena veel siis lilletseremooniale saab ja paistab, et Hanna Öberi hoolimata sellest, et ta on olnud haige, võtab selle lõppu ära ja saab siit 6. koha Krjuko ees. Nii on. Ja järgmine kolmik, seal peaks olema Leena Häkki, Vitotsi, Innerhofer. Ja Vitotsi tuleb ja Leena Häkki siit paremalt murrab Vitotsi siis vasakul ja Innerhofer kohe selja taga. Nii et Innerhofer teeb väga korraliku sõidu täna. Leena Häkki teeb ka selle nädala lõpu parima sõidu, tuleb 8. Vitotsi 9. ja Innerhofer 10. Ja siit siis alles esimene prantslane või? Jah, Gascon täna alles 11. Avidoma 12, Persson 13 ja Monika Hoinisch 14. Gemma Lunder tõesti teist võistlust järjest ja peasõidu on 15. Ja Mari Eder on kõvasti nüüd oma positsiooni ka nende püstitiirudega parandanud. Siin distantsi algul oli ta päris seal 25. 6. kohal, nüüd lõpuks 16. Pidrušna 18, Sukk tuleb 19. ja Paulina Fjalkova on siis täna 20. Ja vaatan praegu laskekiirusest. Innerhofer kõige kiirem, Klotten teine, Simon 3, aga näiteks Kaisa Mägeräinen praktiliselt kõige aeglasem laskja, aga täna tasus see ära. 3 minutit lasi tema siis oma kiire kui Innerhofer 1.56-ga, nii et üle minuti kaotas ta näiteks Innerhoferile, aga see ei tähendanud täna mitte midagi. Ja Ingrid Nannmark Andrevolt tuleb alles siit praegusel hetkel 23. kohal täna. Ja rajal ehk siis suusaajad Denise Hermann täna kiireim. Dorothea Viirelit väga hea sõit. 14,3 sekundit kaotust. Mägeräinen selgelt tõmbas käigu välja. Aga Davidova 4, Ekhoff 5 ja Mari Eder 6. Nii et soomlannad mõlemad jällegi suusa poolest täna väga korralikud. Just Imre Sass tuleb alles siit 24. ja eksimusi kogunes Braisassile 9. Andrevolt on samuti 9. No, kellel ei ole kuidagi ka selle hooaja algusel siin ei sõitu, ei väga head laskmist, on ikkagi Liisa Vitotsi. Ka suusarajal täna alles siin 23. sõiduaeg. Šarvatova Öberi ja nüüd on siis jäänud 2 venelannat. Venemaa üldjuhul on ikkagi väga head laskjad, aga täna Kuklin oli 11 trahvi ja Mironovalt 10. Noh, ütleme, et need ringid jäävad küll pikaks ajaks meelde, aga neid trahve täna ikkagi lasti siin ega kas nii palju, ega see võib olla ka üks enim lastud ühistardiga sõit. No nii, aga nii on. Sellise romantilise muusika saatel lõpetame selle ülekande ja oleme siis tagasi kell 15.20. Marek Sander, Kaisa Mägeräinen selle ülekande meie jaoks lõpetavad. Nii et meeste 15 kilomeetrit ühistarti sõitu ootamas meid ees, 30 maailma paremat ja ei ole seal Johannes Tingnes Pööd, aga sõitu tuleb küll, aga nii et olge tublid, puhake, sööge ja kohtume varsti. Kohtume varsti.